Nüüd Tõmo mängib hästi selles olukorras ja pikema komasi otsib. Sinilaid. Miller. Saarma nüüd siin vasakul äärel toimetada saab. Temal jalga on ja tuleb lööki. Oi, ja see pannakse sinna ära praegu. Ja sellise vindiga see kaob. Esimene pall läks tegelikult, Nõmm liikus õigele poole, aga pall keeras täiesti teist poole vindi. See on see tuul, see on see Järvamaa tuul, mis siin praegu ära keerutas Nõmmele sinna selja taha esimese. Ai, ja see oli küll vist, ütleme niimoodi, et tuul mängis omat rolli. No kindlasti sellise vindiga, siit on meile väga hea ülevaade, aga natukene siuke kerge, ütleme lihtne, siuke lohakas kaitse ka Kuressaare poolt. Juurde, aga Luts peab kindlasti ka jõudma ka kaitsefaasi. Aga suusa ohtlikkust me oleme nüüd näinud, võib-olla mängu sisse elame esimesed 10 minutit oli natuke. Opa! Ja tühja olemas. Ja nii vabali seal tagapostis, et uskumatu, et siit juba ennem kui Saarma palli veel polnud saanudki, et oli näha, et täitsa vaba ja on võimalik siia taha nurka ära lüüa. Ja Paide on saanud oma tahtmise. On surunud oma mängu teisel poolel peale ja ütleme, et on surunud peale juba mängu siis, kui nad jäid 0-1 taha ja lõpuks ikkagi toob see vilja. Hooaja 3. värav Robbie Saarmale, kes on siis 107. liiga mäng, 38 väravat, nii et on väga stabiilsed. Baranovilt diagonaalsööt Salistele. Jõuab Saliste enne nurgalippu. Oi, milline värav! Saliste söödab, Saarma lööb otse õhust. Ja no selline selgelt, vaata, et vaese mehe Zidane meistrite liiga finaalis. Aga väga ilus värav sellest hoolimata. Juba tundus korra, et see sööt läheb natuke pikaks Salistele. Aga Saliste suutis palli mängus hoida. Ja selline lahendus Saarmalt ja kas nüüd kordadest tahaks vaadata, kui vabalt ta seal löögile sai, sest tundus, et täiesti koha pealt lihtsalt vaatas, et pall tuleb otse õhust. Veel skoori ei ole avatud, aga jah, Robbie Saarmal võimalik siin viia Paide 2-0 ette. Robbie Saarma, Maksim Pavlov. Ja kindlalt keskele, et Pavlov siin väravas ka nagu ootas, et tundus, et ja Saarma väga ta ei läinud kiire tempoga sinna palli peale ja proovisid siin mõlemad kavaldada, aga vajus Orlov lõpuks ära ja ma arvan, Saarmal ei oleks siin vahetanud, kas oleks löönud vasakusse nurka või keskele, et lihtsalt nägi ära selle momendi, et Pavlov ära vajus ja pani rahulikult palli võrku ja 2-0. Ja nüüd ütled, nii lihtne see ongi. Et oled siin esimesel poolel, võitsid siis Viimsit, esiliiga klubi 1-0. Märten Pajunurme väga ilusast karistuslöögist otse ristnurka. Aga vaatame, äkki siit tuleb ristnurk, Frolov lööb või ikkagi söödab ja tuleb sealt Saarmaalt 32. minutil. Paide juht värav jõudis see Frolovi, lööksööt Jepichinile. Too jätkas Saarmale ja Paide 1, Kuressaare 0. Ja pikalt otsiti, pikalt oodati seda hetke. Väga palju kingiti ka vastastele, aga esimesena läks ikkagi juhtima Paide. Oleme kogu aeg, kui väravahtiga kasutada, oleme 3-1 vastu seal, et kus Saabal on raske seal kinni panna. Ja Levadia seisab kõrgel ka, et jälle hea pall, hästi. Superpall. Saarma! Robbie Saarma 25 minutit 2-0 ja jälle see toimis. Ja väravaht ära värava söödab. Ja Ivan Stoikovitš läheb, vaata, et sinna Jarjule plaksu andma, aga hea, uskumatu, mis peo siin Paide hoopis Levadia arvel praegu püsti paneb, kui 25 minutit on mängitud. Et siin on jah selline situatsioon, et värava ei käes on palju, ta survet ei tehta, aga Levadia seisis keskjoone peal oma kaitseliiniga, et lihtne oli seda palli panna ja Levadia kaitsid ei lugenud. Vaikus enne tormi. Pukk vilistab, Saarma keerutab ja lööb ära.
Robbie Saarma lööb ära ja ei tee teist nägugi. Rahulikult pöörab ümber ja väike rusikavibutus ja võib rahul olla 3-0. Paide linnameeskond 85. minutil juhib. Ja külalisfännid skandeerivad Robbie Saarma nime. Saarmale 14. värav sel liigahooajal. Ja hästi keerutas üle müüri. Lillander korralikult amsatud viimane mäng. Ja siit nüüd on Paidel vaja kindlasti seda võitu siit kätte saada. Siis ei paneb siin söödu, aga Koomis ei saa teda kätte, aga pall on Paide käes. Siit tuleb Saarma nüüd, läheb löögile ka ja millise värava lööb Saarma siit. Ja sellel mehel jalal ikkagi lööki on ja väga tagasi seal ei hoia. Ja Paide siit saab selle kätte, mida nad esimesed 7 minutit on oodanud ja kindlasti see eesmärk oli ka, et siit kiiret väravate arve avada, et ei tekiks olukord nagu Kalevi vastu tekkis ja hetkel tundub, et vigadest on õpitud. Saarma tekitab löögivõimaluse ja lööb ja pall läbi Henri Bergi ning täna ei ole Nõmme väravavahtide jaoks hea koht. Ning seis on 4-1 Paide linnameeskonna kasuks. Robbie Saarma lööb oma selle hooaja 12. värava Premium-liigas ning viib Paide linnameeskonna seda mängu 4-1 juhtima. Kalju tekitas endale teise poole ja alguses lootuse läbi Pavel Maarili värava, aga nüüd 61. minutil Robbie Saarmalt 4. Järel, aga meie õnneks kohtuniku Vile praegu vaikib ja ei jää seal muud Lindbergil üle, kui ennast püsti jääda. Samal ajal Paidel tekkimas võimalus. Sees said suurepärane väliskülje sööt vasakusse äärde, kus Robbie Saarmal üks mees vastas. Hammar on ees, Saarma lööb ja lööb ära 1-1 ja Paide linnameeskond saab kätte värava ja Robbie Saarma tegi seda, mida oli vaja teha, suurepärane löök ja viik on majas. Tundus korraks, et see sai on juba natukene seda palli kaotamas, siis leidis hea väliskülje sööduga Robbie Saarma ja Saarma teame, tal on hea jalg ja taas tundus nagu kehaga veits pettis ära, et hakkas nagu tagaposti otsima, aga siis leidis selle esiposti ära üles ja Paide 1-1. Niðin fljóðlega Ingar breytingar í hálfleik á Báðum hérna sendingi tilbaka hjá Þóran Inga, hræðileg sending á Omar Cissé kemst inn á vítategin. Abdullah Cissé leggur hann út í tegin, hann Sarma í skotfæri, döðafæri Sarma með skoti frábælega klárað að koma Pætumönum í 2-0 hérna á 47. mínútu eftir hræðilega sendingu frá Þóran Inga Valdimarsinni tilbaka. Þá náður að refsa. Mér finnst þetta stjörnulið gera ágætlega þarna. Mattias Olsson að hægja þarna á Abdullah Cissé en ná að koma skotinu þarna á markið og í gegnum allan pakkan. Þá þetta hörmungar byrjun hjá stjörnuliðinu. Robbie Saarma gerir þetta virkilega vel. Üle olukord, sest et see tundus tõesti ikka väga pehme olevat. Aga jätkame. Ja Kalev jääb seda olukorda nüüd kindlasti natukene kiruma, sest et no vaatame veel teisel pool olukorra ära. Saarma lööb ja Saarma lõpetab selle mängu ära. 90+5 ja Robbie Saarma lööb Paide 3. Ja no mis sa selle Kaleviga pihta hakkad? No teises väljaku otsas äsja oli võimalus ja kohe järgmises olukorras Paide tuleb vastu ja Robbie Saarma paneb oma 11. selle hooaja Premium-liiga värava ära. Ja nii see asi käibki. Paide võtab teenitult 3 punkti. Oli see rünnakute lõpetamine selline, nagu ta oli, aga nüüd oli vist ikka Heitorite ja Peetsenite vastu, aga ega selle lühikesega ka praegu liiga hästi ei õnnestu tulla. Ja no Jussif tegi seal päris edeva pöörde. Oi, kus nüüd eksib Heitor pahasti. Ja siit on võimalus Kristalil minna, läheb keskele ka. Seal on Saarmal löögi koht. Robbie Saarma ja 1-0. Ja enda eksimusest Levadia praegu saeb enda jalga. Ise ehitavad ja kes on see mees, kes võtab selle palli vahelt? 16-aastane Patrik Kristal. Ülejäänud meeskond tähistab kaugemal nurgalipu juures. Kristal saab siin erolipp ka veel
innustava vopsu juurde ja siin läheb kiirelt joogipudelite jagamiseks. Krista muidugi andis seal kingi läinud nii, et kingil ka särk-märk kohe, aga... Ja, aga täpselt see, mis ma ütlesin, et Paide siin võite... Juhkamist ja siis tuli Medic. Tanimovale vahele, kuigi taustal on näha, et bänd ka erinevaid asju nõudis, igatahes juba mäng käib Alandile tagasi sööd, oi, milline promokas, oi. Need on need Tamme staadioni künkad mättad. Milline pirukas. 22. minutil Paide viigistab. Täiesti ei kusagilt. Tagasi sööt Alandile. Pall ei tahtnud väljaka koostööd teha. Väga nukker 78. minutil ja ka Akaki Kvineeria väljakule. Kaks vahetust siis Tammekalt, igatahes penalti Saarmaa ja lööb sinna, kuhu Bascher ja naeratus näol võib selle palli juurde minna, selle õhku ka lüüa ja siis juba sõpradega väravat tähistada ja paistab, et tuleb mingisugune ühistähistus, igatahes kõik on peale kutsutud. Paide 79. minutil 2-1 ees. Või siis ikkagi tähistust väga suurt ei tule, pigem ikkagi see, et pigem mingisugune jutuajamine, et kuidas need... Ilma võiduta Paide vastu, kuni siis nüüd mõned nädalad tagasi Sportlandil kohtati, et Paide oli seal suutnud kuidagi ennast paremini peale suruda. Sobis kuidagi Kalju Paidele. Aga nüüd Robbie Saarma palli taga, otse väravale! 56. minutil on see mäng ringi mõõratud ja Robbie Saarma ei jää võlgu. 8 väravat Premium-liigas sel hooajal. Tuleb siin nüüd karikas ka vastu veel juurde. Ja ei ole midagi. Paide on 10 minutiga mängu ringi pööranud ja Ivan Stoikovits ei tea, mis ta seal riietusruumis tegi, aga oma meeskonna sai ta mängima. Kas Henri Berg nüüd ei näinud, kas päike oli natuke silmas ja tuli ta sealt? Triiberg jääb seda viimast lööki sättima ja sealt... Pank väga hästi libistab ette viimasel hetkel. Ai, nüüd on pakutud küll. Riiberg, Saarma! Ei, sisekülg, ilusti. Nüüd tegi nii ilusti see Paide linna meeskond siin ja Kalevi vennad pandi korralikult tantsima. Ja nüüd kohe nagu toodi sisse Erol ja Luts hakkas asi toimima. Robbie Saarma on see mees, kes siin vära lööb, selle hooaja 9. värav, liigas 8. Ja täna on tal ka värava sööt juba kirjas, neid on tal juba 3. Selles mõttes väga hästi, kuigi just mõni minut tagasi jättis ühe löömat. No ikka super tõrje tegelikult Kolobovilt. No on ja Patrick Kristal on see, kes suure osa sellest ära teeb, sellest väravast ja... Aga Evert Grünwald, Robbie Saarma lööb ja lööb sisse. Robbie Saarma 31. minut ja 1-1 tabloole, Paide saab mida tahab. No surve kandis lõpuks vilja, et samas see olukord just, kus tegelikult see suurem surve oli mööda saamas, aga kellega on olnud selgelt Floral seal väga suuri probleeme oma kastis ongi just Patrick Kristal, Jepichin, Luts, et väga palju seal nõksutanud ja Saarma julgelt lööb jõuga keskele. Ja Ojamaa nüüd lükkab läbi Saarma, kas on suluseisus või ei ole. Lipp ei tõuse, Saarma läheb, Saarma üks ühele lapaga, Saarma lööb latti ja ei saa seda kolmandat kätte ja ikka ei saa seda kolmandat kätte. Brunn on nüüd mees joone peal ees. Kui see praegu Flora päästab, kui siit 2-2 tuleb, siis videokohtunik vaatab kindlasti üle, et seal üle joone ei olnud pall, aga tundus küll, et kõik õige. Nojah, siin tavaline olukord on see, et kui nüüd see seal ei olnud sees, siis ütleme kohtuniku otsa võib-olla ei ole õige. Mängijana valis positsiooniga õigesti
ja Robbie Saarmal on võimalik oma eelnev eksimus lunastada. Katse 2, eelmisel korral Saarma saatis palli vasakust ristnurgast üle, nüüd teine võimalus, Robbie Saarma lööb ja paneb teise ja paneb ristnurka ja Paide linnameeskond 75. minutil 2-0 juhtima. Nii et Saarma natuke heastab selle, mis jäi enne tegemata. Saarma plaksutab ja vist näitas natukene, pani sõrme suu peale kellelegi suunas ka, aga oli see siis Kaur Kivilale või kellelegi teisele. Aga nüüd on ka ilusti tõusnud ikkagi kõrgele, et hoida seda survet peal, et mitte oma väravale langeda. Nüüd on ruumi jälle sealt vasakult äärelt. Saarma nüüd pall kasti ja tuleb ära ja Martin Miller. Üsna huvitav, kuidas ja siit Saliste käes juba pall ja see jätabki sealt ilusti Saarmaale. Milleri löögikoot ja No ei ole need mehed seal kastis kõige pikemad, selles mõttes päris keeruline pall. Saarmalt senderdus. Ja seal on maas. Sten Reinkord tegelikult ei saa küll öelda, et nüüd kuidagi Paidel oleks mugavaid, ebamugavaid. Nüüd saab Miller proovida ja Miller lööb ka. Saarma lennutab palli kasti ja üks on tagasi. Paide lööb 57. Ütleme siis niimoodi, et saame öelda, et see on nagu teadlik valik, aga teiselt poolt jällegi Saarma saab jälle siit vasakult ja ongi värav. Ja Pihn, jah. Kuskil maks 5 minutit ja ise mängima hakata, et muidu läheb liiaks neid momente hakkab tekkima. Saarma tuleb senderdus ja ongi olemas! Selles olukorras Kuressaare kaitseriske. Robbie Saarma. Senderdus läheb teele, Piht lükkab ära ja nüüd tuleb Paidele see. Играть. Понятно, что соответствует она стандартам, но оно такое небольшое. Ну и смотрим, опасная атака Пайды. Хорошая передача, удар и мяч в воротах. И вот так вот. Первый... Liinis, et ääre pealt ka siit Kaarel Usta on tõmmanud allapoole ja... Nüüd on tappetuu värava peale. Ja olemas. Saarma ja seal on olemas 1-0 Paide linnameeskonnale ja Paide on praegu raskustes, et Transil on seal jõudu on rünnakul ja on Sakar Liuka näol ka osavust, tõsi, ründemäng tuleb Paidele paremini välja, Mošnikov kastis lööb ja lööb!